pihta sellest, et kuidas me alustasime ettevalmistusperioodi, oli niimoodi, et meil üks 12, 13, 14 mängijat läks esindusse ja tuli luua täiesti uus punt, kellega hakata ettevalmistust tegema. Ja lisaks olid kõik liidrid, kes olid meeskonnas nii riietusruumis kui väljakul. Ando, Priidu ja Hinnar ja kõik läksid esindusse. Et tulime täitsa nullist, hakkasime pihta ja tegime 5 trenni nädalas pluss mäng. Oli tavaline pikad trennid, korralikud trennid ja poisid käisid ilusti trennis. Saime päris korraliku põhja endale alla ja niimoodi hakkasimegi siis vaikselt seda asja siin ajama ja eesmärgiks oli ikkagi see, et veel rohkem mängijaid duubelgrupist esindusgruppi saada ja veebruaris üks poiss läks ja üks poiss läks veel aprillis vist oli või mais. Ja niimoodi siin on liikunud, et talvise ja kevadise perioodiga olen rahul. Nüüd see suvine pool suve või mis siin läbi on, et sellega ei ole rahul, et siin on muid tegemisi on poistel nii palju kõrval olnud, et see trenni tegemine on mitte selline, nagu ma tahaks. Tabelisisust rääkides siis Kalev 2, nüüd on mängitud, mis me eile mängisime Araratiga, mängitud kas siis 21 või 22 vooru, ma täpselt peast ei mäleta. Ja tabelis oleme seal kuskil, seal on võrdselt seal 5–8 vist peaks olema täitsa seal punkti mäng. Kui kõik rääksid algustateks me siis Flora 3-ga, Kalev 2 ja Flora 3 sinna 9–10 on, et jagavad viimast kohta. Aga meie ülesanne on seda vastupidist tõestada, et me ei kuulu sinna ja eesmärk on mängida ka järgmine aasta esiliiga B-s. Ja loomulikult tuleb rahul jääda nende punktidega, mis on siiamaani saadud. Ja mängupilt on, ütleme, üks mäng meeldib, teine mäng ei meeldi, et stabiilsust on vähe. Aga see on sellepärast, et meil on iga mäng on erinev koosseis, nagu duubelmeeskonnal on, et esindusest tulevad need mängijad, kes vajavad mänguaega ja noortest tulevad siis need, kellel teatud mängudes on rohkem nagu sobilik mängida ja siis peab vaatama, et kuidas jagada U19, Kalev 2, Kalev 3 mängijad oma vahel, et igaks mänguks oleks nagu mängijad olemas. Ja Kalev 3 tabeliseis on Kalev 3 on 3, et eesmärk oli 6 hulka saada. Tuleb ka sellega rahul olla ja mängupilt on ka selline, et vastavalt sellele, kuidas on teatud mänguks on teatud positsioonidel on mängijad olemas, et mõni mäng on parem, mõni mäng halvem, aga üldjuunast tuleb ikkagi rahul ka jääda. Positiivsemad üllatused minu jaoks on raske, sest ma ju näen neid iga päev neid poisse, et see teiste jaoks üllatusele, kes neid ei näe pidevalt, et nii Kalev 2 kui Kalev 3, et kui palju on need punkte saadud ja tabelis päris okei, see võib olla üllatus teistele. Ja ka see, et ma ei hakka jälle konkreetselt kedagi välja tooma, aga noored on päris tublid olnud, et ei ole siin midagi, kes on rohkem paremaks teinud, kes vähem, aga on jah, kes tahab teha, see saab paremaks ka. Pettunud olen võib-olla, mulle see suvine trennis käimine ei meeldi, see on üks. Siis see, et meil see stabiilsus on selline, nagu ta on, et üks mäng parem, teine mäng halvem, aga see on ka noorusest tingitud. Ja siis on vahepeal see, et kui mõnes mängus ei suudeta mängida enda siis minimaalsel tasemel kasvu, et mängid alla selle, et selline asi ei meeldi. Aga nendest tuleb kõigist üle olla ja poisid peavad aru saama sellest, et kui sa ise lased enda lati alla, siis sa pead jälle sinna uuesti lati peale ronima, et ülejärgmise astmele saada. Kalev 2 on selline meeskond, mis koosneb nagu 2 grupis, siis et esinduse grupist osad mängijad käivad Kalev 2 ja duubelgrupis teine pool. Et eesmärk on meil see,
et siin augustis-septembris 2-3 mängijat esindusega veel treeninggruppi tubli omast panna, et Markoga oleme rääkinud, et kes siin võiks need olla ja loodame selle ära teha. Ja siis tulemuste poolest see, et nagu ma enne ütlesin, et esiliiga B-s järgmine aasta tahaks kindlasti mängida, et kas see koht on nüüd seal 5 või on see 7, või on see 8, et see koht tuleb vastavalt sellele, kui hästi me mängime, et see koht pole meil eesmärk. Ja Kalev 3, ta on selle 3. koha kätte võidelnud. Enne hooajal arvasime, et seal on need Retro ja Rapla ja Kastavanni, et need on teistest tugevamad ja et see Dnipro mängib ka päris hästi, et eks me, kui me sinna 3 hulka jääme, et siis tuleb rahul olla.